see on üks hea lukuga. Ta võiks hoida, aga siis on väga ruttu. Ja, ta lihtsalt nagu otse minu poole läheks selles mõttes, et mida otsem ta tegelikult jah, nii ta üldjuhul on ja jutu poole on, seda parem. Me kahekesi näiteks õpime, et kuidas mitte karjuda mikrisse. Et ei tule väga hästi siiamaani välja. See karjumine vist on nagu maha läinud, aga see naermine. Jah, see ma mõtlengi, see mõlema naerud on see lihtsalt elu ees siia. Hästi mõnus kuulamine, see kuulasid ju. Kõrvale hea. Kõrvale hea. Telulu. Telulu. Okei. Aga tere. Tere tulemast tagasi kuulama Telulutaid. Mina olen Adri. Ja ma olen Grete. Ja meiega täna on siis multihüpertalent. Norrat. Väga meelitav. Ei no, miks ma nii ütlen? Sul on koduleht, seal on kirjas igast asju, mis sa teed. Multitalent, ma ütleks. Kuidagi peab müüma ennast. Tegelikult ei tea asju. Reklaamitrikk. Aga millega sa tegeled igapäevaselt? Mis teed? Kes sa oled, ütlen ta nimi ka? Kodukalt lugesid. Ja, aga nemad ei lugenud. No selles mõttes, et igapäevaselt, see ongi see keeruline küsimus. Et eks ma olen nagu muusik, olen tegelikult suurem osa elust olnud, tegelen ka helitehnika ja video ja igasuguse loomingulise stuffiga. Tegelikult ma teen muid asju ka. Kas nagu see muusika ja heli ja kõik neil on nagu, kas neil on su töö või on nagu hobi pigem? No muusikaga on niimoodi, et pigem on nagu siukene hobi, et tahaks, et oleks töö, aga see on siukene helesinine unistus. Iga asi omal ajal, äkki tuleb. Ma lihtsalt tahaks vahele öelda, et nii tore, et sa ütlesid helitehnikule, kuidas mikrit kasutada. Ei, no iga päev ma õpin ka. Ma loodan, et sa ikka saad aru. Ma loodan, et see nüüd nagu on asi selge su jaoks, et segadus on näinud. See oli see osa, et kuuda pidi seda pöörata, seda ma ei teadnud ainult. Ja seda ma sulle ei öelnud ka. Mul peale, et see episood on heli korras ole. On küll, ja meil on siin, tuleb välja, et heli on episoodidel veits liiga vaikne, aga Karl teeb meil heli. Näpuga näitab. Eelmise tegid ise, see, mis Sina kontrollisid, sina õpetis, aga jah, põhimõtteliselt küll, jah. Aga kuidas üldse alustasid oma muusikuteed, kui vana sa olid, kuidas üldse sinuni jõudis, et sa muusikuks hakkasid? No tegelikult sellega oli niisugune pull asi. Võib-olla kõige esimene niisugune punkt oli see, et ma olin vist äkki 4, siis ma jõuluvanale laulsin see Luumi tuli maha ja valgeks läks maa. Ja siis ma panin seda Luumi tuli maha ja valgeks läks maa. Täiesti, igati pidi mööda ja edasi. See jõuluvana ütles minust räppar. Fantastiline ei saanud. Ma ei teagi, kas see on hea või halb. Ei, tegelikult ma olen proovinud. Mul isegi Kolliga üks lugu sai nüüd pool räpitud. Päriselt? See on jõuluvana töötamises. Mingid unistused täituvad või? Aga siis tegelikult... Kas sa ikka räpid jõululaule? Jõululaule? Ei, see on nagu... See on siukene rohkem Snoop Doggi. Mis on nagu esimene päris projekt muusikaga seoses oli? Nagu lihtsalt mingi päris asi, mis sa tegid? Mitte jõululaul? No projekt, ma ei tea, mis projekti all sinus pead. Sina ka ei tea? Bändis. Tegelikult oligi see, et mul tegelikult see huvi muusika vastu oli, sest isa oli muusik, seal laulja. Ja tegelikult pisikest peale vaatasin, et see on ikka nagu ülituus, selles mõttes, et isa oli ikka nagu kõige suurem iidol maailmas. Kusjuures mul oligi üks küsimus selle kohta, et palju sul isa andis motivatsiooni ja mõjutas sind, aga vastatud. Aga missuguses bändis või kus ta laulis või nagu mis kontekstis? Ta oli, ühesõnaga, Pro 583 oli kunagi ühesõnaga, tegelikult tema ajal oli see mingi B3 ja ma ei tea, mis iganes. Ühesõnaga, neil oli mingisugune täielik mähkimine selle bändi nimega, aga et seal ta oli nagu mõnda aega lõpetus tegelikult
vist enne 90. algust enam-vähem ära, 90. alguses mõned nagu projektid olid seal veel. Okei, ma just tasin küsida, tegelikult ei tea, kui vana sa oled, aga kas sa käisid siis keikadel kaasas ka, kui sa olid noorem või kas sealt tuli juba see nagu idee, et tahaks ka lava peale? Käisin mingil paaril, 3, ma mäletan, ma olin ikka väga pisikene, ma mäletan ainult seda, kuidas ma ei tea, ema oli ka kaasas ja siis emaga mingit tennisepalli üle laua veeretasime, see on mingi mälestus lihtsalt mingisugust laivist. Ja kas see on ikkagi veres sees sul olla lihtsalt nagu lava peal ja laulda? Ja peab olema, selles mõttes, et see on legacy. Ma mõtlengi, et sa oled ju bändis, oled oma vennaga koos ja mitte sa pole ainus bänd, mis te olete koos teinud. Et kusjuures, kas nagu pereliikmega bändi tegemine on see kuidagi kergem või on see raskem kui meile sõbraga lihtsalt? Ma ei tea, selles mõttes mõnes mõttes on ta kergem, mõnes mõttes raskem. Selles mõttes on kergem, et tead tegelikult teda ikkagi, ikka väga maast ja madalas. Nägid seda, kuidas ta, ma ei tea, mähkmetes sittus. See on nagu kõik on selles mõttes, et see, bändimeestel juhtub igast asja, Sa oled kõike näinud järelikult. Kõik on hästi, aga teine loomulikult selles mõttes meie vahel on võib-olla need kõige suuremad kiskumised olnud, et see selles mõttes sa oled nii lähedane, kõige lähedasemad on need, kes kõige rohkem kaklevad. Ja kas samamoodi nagu teie vahel kõige rohkem neid nagu kiiresti arusaamisi ka, et kui tuleb mingi idee, et kuidas nagu samale lainele saad, et kas aga nagu teie vahel? Ja see ongi see, et üksteist tead nagu nii hästi, et vided ja kohtad. Aga ma arvan, meil nagu Kollis võib-olla on tegelikult Brian ja Len oma vahel selles mõttes, et nad nimetavad ennast ka rütmigrupiks, siis me oleme seal kõrval, oleme see, mis me siis oleme? Kitarigrupp, meloodiagrupp. Okay. Aga sa mainisid bändi Koll, et kaua te seda teete? Meil kas me saame mingi 6 aastat. Umbes nii. 6 aastat? On ka nii kaua juba. Päris pikalt. Ja me 5 aastat mähkisime lihtsalt proovikas ja siis tulime lõpuks mingi plaadiga välja eelmine aasta. Aga te ennem tegite Catnapi. Mis sellega juhtus, mis sai? Meil oli veits sükene omavaheline kokkulepe, et kui keegi sellest kollektiivist ära läheb, et siis see ei ole enam Catnap, et me ei hakka nagu tegema seda, et hakkame nüüd asendama ja mis iganes. Okay, ma just mõtlesingi, et enamus koosseis on ju sama. Aga see tuligi teine projekt ja tegelikult ta on nagu põhimõte on erinev. Sest et Catnapile kirjutasin mina lood ja teised siis õppisid neid lugusid, aga Kolliga me teeme veits nagu päriselt bändi. Need kõik koos. Et nagu kõik panustavad. Minul on nagu, mis asja? Okei, mega äge. Teised tahavad ka midagi teha. Okei, aga kuidas siis bändis nii-öelda panustamine käib? Kas on kindel isik, kes mõtleb välja nii-öelda meloodia või sõnad või see on nagu kuidagi siuke, tuleb nagu proovide käigus kuidagi see lugu valmis või kuidas see nagu protsess üldse toimub? Kolliga me hakkasimegi siis jämmima sisuliselt mingisugused mõned aastad lihtsalt jämmisimegi, me ei teinud ühtegi asja praktiliselt valmis, midagi seal mingid pisikesed ülesanded, mis Rock FM seal ainult, neid me tegime aeg-ajalt, et näidata, tegelikult oskame. Okay. Ja ongi rohkem niisugune jämmi käigus tulnud, et mingisugused lood on niimoodi olnud, et ma tulen mingisuguse rohkem läbi mõeldud asjaga, aga nüüd siis ma ei tee seda, et ma kirjutan bassile midagi valmis. Trummidel ma nagunii kirjutan Catnap peal ka valmis, see mis moodi Brian lammutab. Ma ei hooma seda lihtsalt. Ta on põhjusega trummar selles suhtes. Absoluutselt. Aga mis žanr üldse Kollil on? Mille alla on ta rock või metal või mis asi ta on? Ma ei tea, kuulanud oled või? Jaa, ma olen isegi laivi näinud. Käisime koos kuulamas ja Kidrakuuris. Oskad öelda või? Ei, me ka ei oska. See on kõik, mõnus muusika ühesõna. Me oleme nagu püüdnud selles mõttes, et kuna sa pead mingi Spotify'sse paned ja nii edasi, sa pead kuidagi moodi määratlema midagi. Endal on kõige raskem see alati. Et isegi Catnapi ajal me ei saanud aru sellest, et me teeme mingisugust väga klassikalist power metalit. Meil on mingi eriline asi, mida me teeme. Kolliga,
ütleme, alternatiivrock, alternatiivmetal on võib-olla nagu kõige piisavalt kitsas ja piisavalt lai. Jah. Et kõik ära mahuks ja keegi ei ütleks, et mis asja. Aga keegi kindlasti ütleb. Kindlasti kellegi on kindlasti midagi öelda. No vaatan päris äge, et olete Rock FM'is ikka laseb teie lugusid ja olite seal, mis oli Ümina Rock äkki ja kuulsin ja hommikul. Sõitsin töölis. Oota. See oli suurepärane, kui ma seda kuulsin, see oli lihtsalt see, kelle nad seal nagu haakisid, see oli mingisugune täisemo, mingi väga negatiivne. Mulle ei meeldi see, kui te nii palju räägite ja telefoni teil lihtsalt satsid mingi sükse otsa. Aga nad kohe teadis, et kolliga on tegemist. See on hea, see on juba suur võit. Aga mis tunne see on kuulda enda bändi lugu raadiost? Kas paned kohe kõvemaks või sul on pigem tuleb see kriitiline meel, et ma ei tea. Tegelikult nagu päris ausalt öelda, siis on nagu esimene reaktsioon on see, et okei, see eelmine lugu ja siis see järgmine lugu, et kuidas nendega siis nagu omavahel on, et kas ta on parem praegu või ta on nagu halvem. Okei. Sul pole ikkagi esimene kord raadios, et see sooloartistina tegid ka siin, ma ei tea, kas praegu ka tegeled sooloartistina? Sõnad? Ei, ma ootsin, äkki sul tuleb veel mõni äge. See ka julgelt vahele. Suuriste maal oli see oli ka raadios, on ju? Sellega oli üldse eriti tuus, see oli mingis raadios oli, kas ta oli 1 nädala või ta oli isegi rohkem, oli number 1. See oli amazing minu jaoks. Ja see oli äge, see oli hea. Ma avastasin seda hiljem, ma ei saanud seda kuskile mingi sotsiaalmeediasse pannud, kõik raisatud. Aga hästi hea laul selles suhtes, et ma mäletan, kui see tuli, siis ma isegi peaks olema YouTube'is kuskil listis olema seal. Enam pole kuulanud, aga kuidas sa tegid mingit soolokarjääri, kuidas see käib ilma bändita, et kas sa lihtsalt lähed suvalist inimese juurde? Ta rääkis, et ta kõike kirjutab ja teeb. Lihtsalt ei jaga kellegile. Aga nagu, kui sa teed soolot, kas see siis tähendab ka seda, et sa ise recordid enda muusikat sinna taha või siis see on nagu mingi pre-recorded ja siis sa laulad peale või kuidas see protsess on? No ma ise salvestasin seda, mida ma seal välja andsin. Okei, et nagu kõik on täiesti soolo. See oli kõik soolo. Et no võib-olla nüüd päris kindlasti nüüd ma teeks teistmoodi selles mõttes, et ma tahaks ikkagi nagu trumme kasutada ja nii edasi. Eks ma praegu otseselt ei tegele sellega, aga sükene hea albumi jagu staffi on tegelikult valmis kirjutatud, ootab seda, et ma hakkaks sellega päriselt tegelema. See ei tähenda, ma olen nii aeglane, et see ei tähenda seda, et see nüüd kohe juhtuma hakkab. Ma mingi vaikselt mõtlen, juba mitu aastat mõtlen selle peale, et võib-olla võiks sellega nagu vaikselt tegelema hakata või midagi. Aga kas sulle meeldib kirjutamises, kas sulle meeldib rohkem kirjutada sõnu või muusikalist osa? Kumb see rohkem meeldib? Kuidagi ei, selles mõttes, et meeldib kõige rohkem ikkagi see muusika osa, aga sõnad on täpselt sel hetkel, kui ma nendega tegelen, siis nad on kõige tähtsam asi üldse maailmas. Need peavad hästi palju ütlema, need peavad hästi sügavad, hästi tiibid peavad olema. Ja siis see ongi see hetk, mil ma sellega tegelen. Ma teen sõnad tavaliselt hästi kiiresti. Jah? Sul ei ole nagu täitsa lambised sõnad ja et shade, aga et ei käi Pärnumaa rannas selles suhtes nagu päriselt käida. Kus sul see ma ei tea, sõnadega on vist, muusikaga ma on kindlasti ka nagu seda asja, et ma nagu tunnen, et ta nagu kuskilt lihtsalt nagu tuleb sükene, et sa nagu mingi kanaldad seda asja veits või niimoodi. Aga sõnadega on lihtsalt nagu see, et kui kiiresti see käib, siis ma ei tea, sa lihtsalt tunned, et see mingi hetk on valmis, vaat see võts mingi 5 minti ja nüüd ma siis järgmised, ma ei tea, nädal aega mõtlen, mida need nüüd täpselt nagu tähendavad, sellepärast, et väga tiibid tulid. Mõtlen ka, et kuidas sul koolis luuletuste kirjutamisega oli? Tuli ka sama kiiresti ju? Kiiresti ei tulnud, aga selles mõttes, et tulid väga hästi. Mul oli isegi eesti keele õpetaja siis, kui ma ühest koolist teise liikusin, siis terve see aeg selles mõttes, ta kordagi ei kiitnud, ma olin ainult paha poiss ja nii edasi. See viimase asjana, nagu ma olin nagu koolis kohe juba ära minemas ja nii edasi. Kes meil siis ilusaid luuletusi kirjutama hakkab? Esimest korda kiidad mind ju. Et nagu aitäh või midagi, aga tšau.
aga äkki sa hakkadki poeediks üks, et nagu ei taha enam laulda ja siis teedki ainult luuletusi. Aga sa kirjutad muusikat filmidele ka, et seda ma lugesin ka. Kuidas see on? No see on... kuidas see on? Kuidas ma vastan sellele? Mõtle välja, ma ei tea. Kas sa näed nagu mingit stseeni ennem või midagi? Kas sa näed nagu mingit stseeni või sulle antakse nagu mingi koht, et nagu, et palun tee sinna mingi muusika või siis sa lihtsalt... No enamik, kuhu ma ise teinud olen, on olnud ka minu heliga. Ehk siis mul on tegelikult ikkagi enamasti see film käes juba, kuigi montaaži tulevad siis muudatused ja nagu see on kõige nõmetam, kui need tulevad. No see peab kogu seda värki, sest nagu seal vaatab, kuhu see muudatus üldse tuli ja nii. Aga jaa, et selles mõttes, et mul ikkagi siis on film tavaliselt käes ja siis minu jaoks nagu see ongi kõige mugavam, kuigi see käi üldse alati niimoodi. See on väga paljud teevad niimoodi, et neil on nagu stsenaarium ja siis nad hakkavad stsenaariumi peale juba kirjutama, et ma ei tea, enne filmimist on juba pool muusikat valmis ja nii edasi. Väga paljudel nagu nendel Hollywoodi projektidel niimoodi. Aga mulle meeldib see osa, et ma näen seda visuaali ja ma saan selle visuaaliga ka põhimõtteliselt nagu just kui mängida, et kui kõik on mingid väga kollased toonid, siis on mingisugused, ma ei tea, positiivsemad, mažoorsemad asjad niimoodi kuskil ja edasi, et need kuidagi lähevad kokku oma vahel. Ma ei tea, miks. Ma ei oska öelda. Mõtlengi, et kes aitab rohkem sulle fantaasiale kaasa, et sa näed seda visuaalselt, kes sa muidu ka näed hästi visuaalset asju või siis on nagu see just nagu on ka siukseid hetki, kus sa vaatad neid stseene, sa nagu ma ei tea, mis ma sinna kirjutan. Siukseid stseen on ka, jah. Et ma ei tea. Aga ei, see annab hästi palju kaasa, aga ma muidu ei ole tegelikult võib-olla nii visuaalne. Et kui näiteks paljude jaoks on see, et kui nad kuulevad muusikat, siis hakkab mingi film ja mingisugune hullud, ma ei tea, muusikavideod, värgid hakkavad nagu peas kettama ja edasi. Siis mul seda vist kunagi oli, enam ei ole nii väga. Kas sul on mingi kõige meeldejäävam projekt ka on näiteks filmidega, mis on nagu eriti äge olnud? No nad kõik on meeldejäänud. Hea mälu. Mõned ma olen vist ära unustanud ka. Ma vaatasin kunagi seal see Eesti filmi andmebaas, vaatasin mõned tiitlid olid seal nagu sukst, ma ei mäleta seda pealgi, kas ma olen päriselt seal käinud. Kas on mõni siuke tuntud film ka, mille näiteks me ära tunneks? Ei ole, ma olen lühifilmidele teinud, selles mõttes, et lühifilme enamasti ei teata. Eestis väga et ma olen nagu mingi nipet-näppet selles mõttes, et ma olen nagu lihtsalt aidanud mingisuguste asjadega, aga jah, nagu muusikat ma kirjutanud ei ole, ütleme, täispikale ei ole ühtegi veel teinud. No, siis on viimane aeg, et keegi pakub sulle selle variandi ka. Palun. Okei, aga ma küsisin alguses ka, et aga mis sa veel teed peale muusika? Multitalent. Multihüpertalent, minu arust oli need sõnad. Coca-Cola Täitsa ise. Täitsa ise, jah. Esimene kord. See on hea, vaata kui hästi välja tuli. Tubli. Ja see oli siis see küsimus. Okei, mis veel? Kas sul on oma lemmikinstrument või mitut sa üldse oskad mängida? Kusjuures on küll lemmikinstrument, mida ma ei oska mängida. Okei. See oli kombo küsimus. Ja see on cello. Sest et cello on minust täiesti amazing, eriti kui ta on mingi võimendatud ja nii edasi. Ma tean, et madalad, need lähevad nii mõnusalt nagu vibreerima, et kui head cellisti kuulata, siis... Sa panin seda Silvia Ilves. Mul on ka nagu palju ühtsid kedagi reistud Silvia Ilves. Eestis mingi bravuuritav cellomäng. Seda ma täpselt siin mõtlen. Ära vikku ära. Aga miks sa pole õppima hakanud seda? Ma arvan, et sul ei oleks raskusi tegelikult. Ei, ma tõenäoliselt kirjutaksin mingisuguse loo, ma ei tea, tunni ajaga selle aga ei, selles mõttes, et cellod maksavad päris palju näiteks. See, kus juures võib takistus olla, nagu täiesti nagu, täiesti algaja pilli, mis ei ole niimoodi, et nad viska kohe lõkkesse,
et see on niisugune mingisugune 1500 või midagi niisugust, et garaaž oleks mõtet nagu alustada niimoodi, et sa aasta aega mängid ka seda. Jah. Laenutusest või siis jätkuvalt garaažbänd? Vist on mingisugused lahendused olemas küll, jah, aga ma ei ole nii nagu selles teemas olnud, sest et mul on päris palju neid teemasid. Aga mis pille sa veel mängid? Mis sa mängid siis päriselt? Chillot sa ei mängi, aga... Mida sa veel ei mängi? Mida ma veel ei mängi? Oi! See list on päris suur. Ega päris, mis pille sa mängid? Ma mängin kitarri peamiselt siis. Natukene tegelikult mängin klaverit ka ja selles mõttes klaveril ma olen kirjutanud ka. Ja no selles mõttes, et kitarri mängid, siis bassiga saad ka hakkama ja ega nagu tegelikult ongi, no selles mõttes, et ma võin mingi kõige lihtsama rütmi kuskil trummide taga ka ära teha, aga Brain tõenäoliselt võtab peast kinni. Mis sa teed? Kas me juba küsisime, et milline sul lemmikpill on? Juba küsisime, juba rääkisime. Cello just lõpetada. Mis me pole ammu teinud? Okei, aga me oleme põhimõtteliselt kõikidelt küsinud siin, et hirmude kohta, et kas sul on ka olnud niimoodi, kui sa avaldad mingi loomingu ja sa oled nagu fuck, et äkki kellelegi üldse ei meeldi või keegi ütleb megasitasti või on sul üldse neid hirme või sul on täitsa pohhu? Ai, mind tegelikult praktiliselt ei koti nagu üldse see, et kas kellelegi teisele meeldib. Et see kuidagi nagu, no ma ei saa öelda nagu täie aususe juures, et mind üldse ei koti. No kindlasti selles mõttes, et kui ma vaatan, et lased välja seal mingi aasta aega vaeva näinud mingisuguse projektiga ja nii edasi, vaatad 2 kuulamist, meeleb nukraks küll. 2 kuulamist, üks on see pöial alla. Super. Nice. Aga kas sa näid nagu loominguga niimoodi või sul on ka näiteks lava peal tuleb ka vahel närvi sisse, et sa ma kujutan ette, sa palju laval olnud, aga kas on nüüd ka vahel selliseid hetki, kus sa nagu ei tunne ennast kõige kindlamalt? Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et me ju, kuna me kolliga olime mingisugune 5 aastat olime seal lihtsalt proovikas. Ma vist vahepeal üks mingisugune väike live mul oli, aga ma ei olnud üldse lava peal. See ei ole üldse lava peal. Siis oli küll nagu, esimene oli selline aga teine live oli nagu see, et et nad peab nagu lava, mitte mingit närvi värki ei ole, eks ole. Ja siis täpselt minut enne seda tuli jõhker närv tuli sisse õllesummeril. No muidugi see on õllesumber. See on et väike närv sees on. Aga te käisite nüüd ju nii-öelda minituuril ka. Kuidas see oli? Kuidas läks? See oli ülitore. Et käisime koos Eluka ja Külmkingaga. Ja esiteks need teised bändid olid üliägedad. Et kogu see kompott oli ka tegelikult kihvt. Sobisime kokku. Saame omavahel hästi läbi. See on hea. Ei tulnud tuuriga selliseid suuremaid kiskusi. Draamasid. Keegi ei kakelnud ta ära. Mitte keegi. Oli tuur või ei olnud? Piisavalt lühike järelikult. Kõigi lõpetuseks 3 laivi on piisav tuuri jaoks, et mitte kaklema. 4. oleks raudselt ju pekkis. Aga rääkisime laval olemisest ka, et kas sul on juhtunud ka midagi eriti piinlikku lava peal? Kui sul ei ole, kas kellelgi bändist vähemalt on, et kellegi kohta mingit sitta rääkida? Ühesõnaga, su eesmärk on, et ma räägiks sitta. Natukese. Mul niimoodi nagu, ma ei ole ette valmistunud selles küsimuses. Sul on ma olen nii aegline, mingi 3 päeva pärast. Võta kõne peale. Kuuled, sa ei kujuta ette, mis oli ülihea story ka veel. Oleks täitnud 15 minti naerurohkat eetri aega. Ma ei tea, mõnikord räägitakse vaata sellised asjad, mis mingi lihtsalt, ma ei tea, juhtuvad või mis asju sul juhtub, mida võib-olla keegi teine ei näe ja nädasi. Mul oli üks väga veider olukord oli Catnapi ajal kunagi Tapperis live ja mulle meeldis väga jalga monitori peale panna ja mõnes mõttes see võib tunduda tore, aga mõnes mõttes see ei olnud tore, kuna see kestis peaaegu terve laivi. Siis tšikk lihtsalt
oli mu jala kallal seal ja nii edasi ja kogu lugu nagu, et nad nagu vahepeal nagu võtan ära. Ma ei tea, kui ma tasakaalu kaotan, saab nagu näkku ja nagu, ma ei tea, et noh. Et ei, see oli siukene jah, nagu veider asi. Et siukseid veidrusi juhtub. Kus see tšikk nüüd on, kui kuuled siis? Tegelikult ma ei jätnud nägu meelde, et noh, võib-olla ei olnud isegi tšikk. Kurat seda teab. Ma eeldasin. Sa ei tahtnud vaadata, sul on endal parem, kui sa arvad, et see oli tšikk. Aga sa kohati sa ei näe ka, selles mõttes, kui sul prožektorid silma, siis sa ei pruugi näha ka. Parem on. Aga sul lava peal on täiesti nagu meeles ka ära läinud näiteks mingi partii või sõnad või nagu, et mis üldse tegema peab? Ei, loomulikult kogu aeg läheb meelest ära, selles mõttes, et kogu aeg on meil mingisuguseid situatsioone, kus on nagu, mängime seda lugu üldse või tore. Aga ei, noh, tähendab, selles mõttes tavaliselt on nagu reegel on see, et noh, kui pooleli ei jäta, siis on nagu hästi. Ühe korra olen vist kolliga ka nagu pooleli jätnud. Või noh, uuesti alustanud. Läks nii lappe? Jah. Okay. Aga no seda ikka juhtub. Õnneks oli väike live. Okay. Kellel teil bändist kõige rohkem sassi läheb asju? No, ma arvan, et minul. Ma arvan. Ma ei ole kindel. Märgatavalt pole keegi teine nii palju vahele jäänud. Ei, selles mõttes, et nagu kõik tegelevad oma asjadega ja need kõik tulevad keegi ära ja ka lava pealt vahepeal jumala suusna. Aga mis see siis teed, kui sul läheb sassi? Et kas sa enda peast tuled, et oh no, error, et nüüd mis ma nüüd teen? Karjud. Aga võt, see on see, et kui sa oled nii palju nagu koos teinud, siis põhimõtteliselt teised võib-olla ei pruugi seda isegi tähele panna. See on võib-olla nagu see, et sa oled mingi paar nooti lased mingi vale keele peal, hops õige keele peale tagasi, eks ole. Ja noh, mõnikord, kui läheb natukene rohkem mõni fraas või asi, siis noh, siis pead lihtsalt ära põhjendama, just kui see oleks nii mõeldud olnud. Ja nii palju tulevad nii paljud... Kas peale lavalt tulekut on ka siis omavahel see, et nagu, et... ära sa selle asja. Keegi pole tähest. Okei. Ja kui midagi on, me oleme omavahel nii sõbrad ja kõik saavad aru sellest, et noh, juhtub ikka. Lihtsalt põhiline on see, et oleks nagu good time. Kuidas teil fännidega praegu on? Et on palju inimesi juba fänne. Sest ma vaatasin nagu laivil, et päris palju oli inimesi lava ees. Ja nagu, ma ei oska öelda. Paljud laulsid kaasa, teil ei ole oma sükest fännide nimetust, vaata, nagu kellel need on, Beliiberid. Ma kuulen muid muusikat, aga nagu see ainuke vist tuli meelde praegu, mingi Swifties või sükseid. Oma gruupisid pole. Mis silmas pead? See tähendab, et on ei, ikka on selles mõttes, et kus ma nüüd oskan nüüd öelda sulle mingi 10, 100, 1000. Ma ei taha numbrit, ma tahan teada, kas on või ei ole. Jah, inimesed usuvad meisse. Kuidas see gruupidega asi üldse käib? Ma arvan, et ma ei ole kunagi mingi megabändi inimene olnud. Kas nagu, on minu viga? See minu silmis on see, et keegi haakub kuskilt kaasa ja nüüd on igal teie laivil ja lihtsalt on teiega just mingi hetk te adopteeritada ja lihtsalt on teiega lava taga ja siis ta on kellegiga teist teie bändis koos ja grupi. Minu arusaam, ma elust tegelikult. Põhimõtteliselt enam-vähem niimoodi see vist on see definitsioon. Ma olen täpselt seda definitsiooni tea, sest kõiksugused elusituatsioonid on siiski alati natukene ka erinevad definitsioonist. Teil selle tuuriga haakus keegi kaasa, kes oli nagu igal laivil kaasas? Mitte just nimelt teiega, aga igal laivil. Igal laivil ei olnud vist kedagi. Jah. Okei, no ikkagi peab vaheldama need grupid. Ma ei tea, oleks see tuuribuss nagu suur, millega te käiksite mööda, tahaks olla maailma, siis ma parandasin ennast mööda Eestit. Siis oleks lihtsam võtta grupisid kaasa. Jah.
kus teil see tuur üldse toimus? Meie käisime Tallinnas vaatamas, aga kus te veel esinesite? Ja Esinesime ka siis Rakveres, Kärakantsis ja Pärnus Wunderbaaris. Okei, aga milline siis lemmik see Just tahtsin venue küsida. on siin olnud? Kõik meeldisid. Aga Ei, ma arvan, kõige parem emotsioon oli Rakveres, kõige parem live oli Pärnus ja siis Tallinnas nagu oli kah tore. me käisime kõige vaeva. Tallinnas oli kõige parem publik, aga ei mitte ütlegi, no me olime Tallinnas ka. Rakveres, ma ei tea. Ei, Rakveres oli hämmastavalt palju rahvast. Pärnus oleks ilmselt ka olnud, aga Pärnus meil ei jopanud veid sellega, et meil oli ammu pandud see asi seal paika, need kuupäevad. Ja see oli mingi konkureeriv, mingisugune suurem bänd oli kuskil seal, ma ei tea, Kuulsaal või ma ei tea, mis igas. See on nagu, kohe kui ma kuulsin seda, et see konkureeriv on siin, jaa, tore. Et siia läks nagu selline hea 100 piletit võib-olla. No, ka Rakvere. Aga ei, Tallinn oli ka tore, Kidrakuur on hästi, hästi tore koht. See oli võib-olla kõige ilusam. Kõige ilusam. Me olime ka kõige ilusamad. Meist sai hästi palju pilte ka, just said üles ka mõned Instagrami need. Me oleme väga ilusad seal. Tead väga, mega kaunid. Väga aitäh. Aga millal järgmine live on? Kahjuks ma pidin 3 korda seda enne ütlema, kui sa ei Nii üritasin vedada sinu õigesse kohta. Väga ilusad, jah. Aga millal järgmine live on? Kus näha üldse saab kuulda? Ei ole veel plaanis. Mis päeviti te proovi teete, millal siia kuskile Telliskivi võib kuulama tulla vaikselt akna taha või ma ei tea? Kas tahate üldse siin veel? Me oleme Telliskivis küll, aga meil praegu on, ma ei tea, Prain on kuskil, ma ei tea, pikka aega ära ja Lein on Saaremaal ja meil on vist, me ei saa proovi teha vist, ma ei tea, mingi märtsi lõpuni või? Okay. Umbes nii. Et meil ei olnud nagu midagi konkreetselt paigas ka, midagi võiks panna vist võib-olla kevadesse, aga hetkel me ei ole midagi kokku leppinud veel. Siis andke teada. Et selline hektiline aeg on olnud veits, et sellepärast tegelikult oleks pidanud juba ammu mingisuguseid laive panema ja nii edasi. Hoida seda vaibi, et minna järjest kohe. Okay. Aga sa rääkisime ka kirjutamisest, aga sa oled jõhkralt palju kirjutan igast asju. Ja nagu ma lugesin, siis ülivähe oled avaldanud nendest. Mis värk sellega on? Miks? No selles mõttes, et kuna see on pool kogemata niimoodi juhtunud, siis lõpuks ma olen selle enda jaoks nagu ära põhjendanud, et kui ma kunagi nagu päriselt kuulsaks saan, nagu ilmselt postuumselt, siis ma saan kuulsaks kui kõige rohkem sahtlisi kirjutanud muusik üldse. Sest, et kui ma eksis, seal oli kirjas, et 1000 lugusid. Et selles mõttes, et väga nagu konkreetselt lugudeks võib seal võib-olla mingi, ma ei tea, 400-500 pidada. Aga selles mõttes, et need ei ole kõik nagu mingi ära tehtud korralikult. Ei loogiline. Nad jäidki mingist oma aega ootama, sest nad seal ootavad nüüd. Ma ei tea. Aga kui sul oleks võimalus kirjutada lugu ükskõik mis artistile, et kes on näiteks kas elus või surnud, siis kelle sa valiks? Kas elus või surnud või? Jah. Valida keegi, kellele oma lugu kirjutada. Aga kui ta on surnud, siis ta ju ei... Aga me mängime, et ta on elus. Me mängime, et ta on elus. Me mängime, et ta on elus, et ta esitab lugu. Okei. See on see. Fantaasiamaailm, jah. Sa võid elus inimesega lihtsalt valida. Ma arvan, Freddie Mercury ikkagi endiselt selles mõttes, et ma arvan, et temast paremat lauljat lihtsalt ei ole nagu kurat olemas olnud. Okay. Et on palju neid, kes on nagu peaaegu liigi lähedal, aga selles mõttes, et kuidagi see vend oli nagu 100% lihtsalt. Ma ei tea. See on hea valik selles suhtes. Ja kui sa saaksid valida kellega duetti laulda, siis ka Freddie või? Kusjuures ma arvan, et sellel ei oleks pointi võib-olla, selles mõttes, et nad
Fredi laulamas registrid on väga mingisugused sarnased ja nii edasi, et nad pigem duett võiks pigem jah, mingi neiuga laulda võib-olla. Näide. Oled sa mu kirjutanud? Kirjutanud, ma olen jah, paar tükki saatlisi kirjutanud ja saatlisse ka laulnud nad ja ma ei tea, ma ei oska ka niimoodi nagu kohe öelda, et kellega siis nüüd kohe nagu tahaks või mul ei ole nagu sul ei meeldi pigem on see, et kui tuleb mingisugune lugu, siis selle loo olemus määrab selle, kes võiks olla see, kellega laulda. Aga lihtsalt inimestest, nagu kui sa mõtled, kes ära mõtle laulule, mõtle inimesele. Kellega sa tahaksid lava jagada siis? Parem küsimus. Nüüd on jälle see sama, et elus või surnud vahet pole. Isegi kui tulevad Kihnu Irvega oleks ülituus toetada. Ma arvan, et see läheks nagu päris peale ka inimestele. See oleks ülituus. Ja ma kujutan, et musavideod ka koos langevarjuga hüppamas, see on mega äge. Jaa. See oleks päris cool, jah. Aga üleüldiselt, kui sa nagu kirjutad ise laule, kui sa kirjutad neid, kas sa mõtled nii, et sa ise laulad neid või sa ka vahel lihtsalt saad inspiratsiooni sellest, et sa kuuled mõnda uut artisti ja sa mõtled, et kui lahe läks talle lugu kirjutada? Või on kõik looming nagu pigem sulle endale mõeldud? Ma olen väga vähe teistele kirjutanud. Okay. Ja tegelikult see oleks väga õige võtta see nagu ka suunaks ja hakata teistele ka kirjutama. Et sest ma pigem ise laulan ja siis jah, lisan. Okay. Kes ja kas sul Eestist on üldse eeskujuks olnud? Ja nagu muusikuna, keda sa oled jälginud? Eestist peale su isa? Peale mu isa Gunnar Kraps. Jaa. Kusjuures mul ka jälle saatlisi kirjutatud üks lugu, kus oli niimoodi, et siis mul nagu väga seda kärinat ei olnud veel, et kui ma noorem olin, siis seda praegu ta lihtsalt on. Ja siis oli nagu sirge häälega ja siis mul üks lugu oli niimoodi, et kuulen, kuule, aga see on nagu Kraps laulab täpselt. Ja teil on mitte sul isal, Brianil ja sul kõigil on suht sarnane hääl. Ja see on sarnane nagu Gunnar Krapsil. Läheb sinna samma ämbrisse nii-öelda. Kõrge. Ja pole isegi mitte ainult see kõrge, kuidagi see, ma ei tea, mis see sõnar on, mis kirjeldab maneerviis, midagi. Jah, kõrge. Jah. Kõrge, maneeriga. Aga kui sa peaksid valima ühe laulu, mis sind kirjeldab, mis sa võtaksid? See oleks mõni su lemmiklaul või see on midagi, mis sa tunned, et see on nagu täpselt kas sinu jaoks kirjutatud või mis sul lihtsalt meloodia poolt meeldib, et see, mis sa leiad, et just sind kirjeldaks? What the fuck? Kas sul ei ole oma tunnusmeloodiat? Kui sa astud tuppa, siis kõigil peas käib mingi laul? Ei? Ei mõtle listi sellele. Aga kui ma pean niimoodi nagu lambist valima selles mõttes, et see võib-olla ei ole kõige täpsem, aga vaata see kõige lihtsam karaoke lugu maailmas, see Tequila. Ja nüüd on iga kord, kui ma siin näen. Konkreetselt selle venna esituses, kes seda karaokena laulis. Sest ta oled nagu seal Tequila. Vaikus. See kirjeldab. Vähe öelda, aga väga tabavalt sulle. Mis arvad, kui su sõbrad peaks valima ühe laulu, mida nad valiksid? See sama. Vaata, sa pead see Tequila. Ma ei tea, mis mu sõbrad valiks. Ma küsin su sõprade käest siis kunagi. Võib-olla, ma ei tea, Burn to be Wild. Ei see on ka mingi ühe seltskonna teema. Üks sõber valiks. Üks sõber. Kes ütlesid mul rohkem? Eeldused. Muidugi räägime veel sellest tuurist natuke, see, et üldjuhul on rock'n'rolli maailmas teada, et tuuritamine tähendab palju alkoholi ja pidutsemist. Kuidas teil oli?
oi, selles mõttes, et hoidsime ikka lippu kõrgel, jah. Ei valmistanud pettumust. Ei, absoluutselt mitte. Kas nagu ära ei vesise? Mitte nagu selles halvaga, aga nagu kas ei ole väsitav? Need ei ole olnud järjestikused päevad esiteks. Või 2 päeva olid omavahel järjest. No nii, juba jõuame kuskile. Kuskil räme tsükkel. 2 päeva järjest. Terve tuuri jõin. Terve tuuri. Ja ei, selles mõttes, et loomulikult joomisest võiks ju ära väsida. Aga ei väsi veel. Ei, praegu ma näiteks väga palju ei tarbi. Aga siis, kui need laivid on, see on natukene nagu see pidu ka või niimoodi, et sa oled nagu selle publikuga ka võib-olla nagu püüad ühisemas meeleolus olla või midagi. See tähendab, et sa oled siis laivis ka alkoholi tarbinud. Et enne lavale minekut. Enne samal ajal ja pärast. Ja. Aga kus see nagu... Just, kas sa ei karda, et sa nagu võib-olla liiga palju jood, et võib-olla kaob hääl ära või seda kartustest, et ei ole tulnud? Ei karda, aga peaks. Ükskord äkki juhtub. Ma vaatasin selle viimasel laivil, et Silver oli päris, ma ei tea, kas see oli väga muusikas sees või siis oli päris paras konditsioonis juba. Aga ta tundus, ta väga nautis ennast. Kui ma nüüd nagu lõpuni aus olen, siis ma arvan, kõik oli väga paras konditsioonis juba. Aga Silver väga nautis ennast. Me ei olnud harjunud sellega, et tol hetkel me olime nagu viimane bänd ja see veel hakkas ka vist veits hiljem kui mujal. Et nad siis ei olnud lihtsalt nagu harjunud sellega, et sa oled see nagu viimane ja edasi, et võib-olla hakka hiljem pihta või midagi. Ei, varakult. Amatöörid. Kus teil veel see bändi nimi üldse tuli? Koll? See tuli Lennil, meie bassimehel. Minu meelest tuli see nagu koos selle kujundusega. Et minule müüs kujundus maha, et muidu see nimi võib-olla ei oleks nii väga nagu sükene meeldiv olnud. Et ta arvas, et see on inglise keeles ka hästi loetav, aga ma ei tea. Cool. Aga et eksootiline on inglise keeles kindlasti, kui palju seda eksootikat nüüd. Ma just mõtlesin, et need bändi, need nimed sellel tuuril olid nii nagu kuidagi sobisid oma. Jaa, kõik läks ja oma vahel. Sellega nagu veits meelega valitud ka niimoodi. Et kuna Külmking pani selle tuuri kokku ja siis oli vist selle teemaline arutelu ka, et nad võiks olla sükene kolmekesti seal. Või nad olid juba nagu välja valinud selle järgi, aga see oli jah, temaatiline. See oli ka ju seal Halloweeni paiku. Jah, midagi hirmutöö teema oli jah vist, kui ma ei eksi. Ei, sa ei eksi. Hirmutöö oli ma kusjuures arva eksin. Minul on küsimused otsas. Ei oska riffida siin midagi nüüd mõtta. Ei, mul on siin paar hästi olulist küsimust, mida ma pole kindlasti küsinud. Oota. Kas sa oled kunagi midagi nii sitte ka kirjutanud, et sa lihtsalt ei julge sa avada? Kirjutad valmis, saab midagi. Kõik need helista viisada. Ma ei kirjuta valmis siukseid asju. Üldjuhul nagu, aga paisama üks moment. Raine tuleb kuskil Kanadareid ja ma kujutan ette filmis, mingi kaamera liigub ja siis kirjutada, järjest tuleb ja saab mingi Ja ei kindlasti on ja seda nagu on ka, ma arvan, et selle 1000 hulgas on ka, et kui me niimoodi neid nagu loetleme, et võib-olla osa sellest ongi. See ongi see, et tegelikult ega väga paljudel on ju palju ka sahtlis ja see teema, et mida nad välja annavad, see ongi tavaliselt on need kõige paremad. Mõned paremad lihtsalt on ootel teinekord. Kui tihti sa üldse nagu selle laulu kirjutamise protsessiga tegeled, et sa ütled küll, et sa oled nii palju laule kirjutanud, aga kas sa nagu tõesti siis iga päev tuleb mingi uus idee või nagu, et kas see tuleb rohkem su sellest emotsionaalsest seisust, et kas sa tunned mingit väga suurt emotsiooni ja siis selle põhjal kirjutad või kuidas see nagu tuleb, istud lihtsalt maha ja mõtled, et täna võiks uue laulu kirjutada? Ma kirjutasin kõige rohkem siis, kui ma olin tatikas.
ehk siis nagu, ma hakkasin mingi 9-aastaselt kirjutama. 9 aastat. Jep. Ja no eks need esimesed, need olidki nagu selles mõttes, nendest kui suures praktiliselt kõik läks kaduma, sest kõnagi olid kõvakettad ja kõvakettad lähevad katki. Ja sinna läks nagu need kõige esimesi mõtteid, kus ma arvan, mingisugune paar ägedat asja olid. Need läksid nagu kaduma. Ja ma arvan, niisugune 20. keskpaigani nagu ma kirjutasin ikkagi väga tihti. Et mitte nüüd iga päev, aga selles mõttes ikka tuli. Et nüüd viimasel ajal on pigem sükene, ma ei tea, kui juhtub, siis aastas mingi 4-5 asja viitsin kirjutada. See on aga ma ei loe sinna hulka mingisugust tervet rodu, mingisuguseid asju, mida seal lihtsalt nagu niisama, ikka mängid pilli ja need asja. Ma mäletan kunagi, kui sa seal Kalamajas elasid, seal pool kommunikas või mis oli, sul oli põhimõtteliselt mingi korusstuudio seal. Mingi boothi asjad oli. Et siis nagu tundus, et ikka kirjutada meile päris palju, aga see oli nii ammu, ma isegi ei mäleta vana, kas sa olid siis 20-ndates või 30-ndates, ma ei mäleta. Ja ei, siis oli veel see Catnapi plaadi kirjutamine äkki isegi veel. Jah, et siis kindlasti kirjutasin palju, jah. Ja, siis ma mäletan jah, et see mingi stuudiovärk sul oli. Võidaks, vana sa oled? 37. Ehk siis sa oled kirjutanud kõrge matemaatika oota. 37,9 mega. Oleks olnud 39 ja 7 oleks asi nagu palju lihtsam olnud. Okei, ütleme ümmarguselt, peaaegu 30 aastat oled möllanud nende asjadega. Kas on 8 aastat? Aitäh sulle selle eest. Paneb mõtlema. 28 aastat, juba väga hull. Jah? Wow. Okay. Aga lähme siin tagasi fantaasiamaailma. See on huvitav lähenemis niimoodi. Aga kui sa ei oleks muusik, mis asi see oleks või millega sa tegeleksid? CC Kärbes. Kuidas? CC Kärbes. Aga mitte nii fantaasiamaailma. Miks just see valik? see tundub nagu see ei oleks just nagu alles nüüd selle peale mõelnud, vaid see nagu on see mõnda aega peas olnud. Ootas õiged hetkele välja öelda. Jah. Ei saa öelda, et ma olen mingi kapid CC Kärbes või midagi sellist. Et ma olen mõelnud aastaid selle peale, et tegelikult ma peaks olema. See on see legacy, mis sinust maha jääb. Ma siis mainin, et me teeme TikToki klippe ka vaata parimatest hetkedest, et läheb ülesse. Kõik teavad, et see ainukene raudselt, muud ei olegi lihtsalt. Okei, aga veel üks, võib-olla isegi mitte nii fantaasiamaailm, mille ma pean siit maha lugevast ja ma ei mäleta asju. Kumma sa võidaksid? Kas tantsu või räpipädli? Me kõik teame, et sa oskad räppida jõululaule. Oleneb, mis vanuses. Praeguses. Aga praeguses. Selles mõttes, et lootust pole kummagagi. Aga tantsuga on vähem lootust lihtsalt. Ma ütlen, okei, kui see oleks peotants, siis võib-olla läheks jah keerulisemaks, aga lihtsalt nagu need random stand-offid või ma ei tea, kuidas filmides on. Aga kui pakutakse, et tahad minna tantsud tähtedega saata, kas ütleks kohe ei? Mõnda tähte õpetama või? Kindlasti. See on su move. Kõik, mida ma tean tantsimisest. Ja see on ainult tekiila järgi rohkem see tantsiga. Tekiila. Ehk siis kumma sa võidaks? Juba räpi, jah. Varajane dementsus. Aga ma arvan, et sellega võime ka lõpetada. Kas sul on endal veel midagi, mida sa tahad öelda? Mida sa tahad hingelt maha saada, enne kui me kokku tõmbame? Jaa, kogu kolli seltskond tervitab. Tervita kõik vastu väga. Küsisin neilt, kas on midagi, mida ma peaksin nagu rääkima. Tõesti tervitab.
väga armas, ma tänan. Muideks, sul vend ütles, et ta ei kuula episood enne, kui on 10. Ja ma nüüd ei tea, kas talle saata see episood pärast või mitte. Aga see oli sinu poolt, ma ütleks, et ära ütlemata tark move. Pane su venna sinna saatesse, proovi mitte kuulata. Sa ütle talle kindlasti, et ma temast ka räägin midagi. Pool episoodi oli ainult praegust kõikidest tema juhtumitest. Kuule kindlasti lõpuni. Okei, aga sellisel juhul jah, suur aitäh, et tulid siia. Aitäh kutsumast. Absoluutselt, teine kork. Ja väga loodan, et me näeme ka kolli veel rohkem, see suvi äkki kuskil mingil, et mis su enda socialid on või kus saab näha üldse, et mis koll tegema hakkab või mis sa ise hakkad tegema? No koll on meil Instagramis peamiselt oligi lihtsalt koll? Koll Estonia on meil vist või? Oli või? Ma olen nii sotsiaalmeedia kaugel inimene, et juba küsivad minu käest, ma võin vaadata. Ja no eks me Facebookis oleme ka olemas, no seal võib-olla leiab selle kolli järgi üles ka. Nüüd inimesed näevad, kui kaua ma mängin mingi telefoniga. Ja koll.estonia. Ehk siis, kui keegi tahab vaatama minna, et siis hoidke silma peal, et siis teame, millal järgmine live on. Jälle äkki mõni tuur. Üks asi, kusjuures mul oli meelest ära läinud, üks asi vist oli paigas küll Mototoober. Mototoober? Jah, selline üritus. Kõlab nagu asi. See kõlab nagu see oleks oktoobris. Lihtsalt, et see riimub. No ma loodan, et ma selle nimega puusse ei pannud, neid motoüritusi on veel. Aga sul oli endal ka koduleht, mis see oli? Mis aadress? Kusjuures, see on hämmastav, aga vist oli pärnuoralt.ee äkki. Ma mõtlesingi, kas või .com, ma julgen ise öelda, siis ma mõtlesin, et viskan suudangi. Üks nendest. Okei. No ma tulin täiesti ette valmistamata siin. Nagu näha, siis ka mina. Saab ise, kes iganes vaatab, saab ise kontrollida, kuhu poole edasi on. Ja kui tahab su loomingust kuulata kuskil, siis kus seda kätte saab? Spotify'st saab kolli ja selles mõttes kõikidest kohtadest enam-vähem saab kolli, aga minu enda asju saab YouTube'ist ja sealt saamalt koduleheküljed, mis oli tõenäoliselt.ee või .com. Kui tahate midagi kuulata, siis nähke räigelt vaeva otsi. Palun, nähke ka vaeva. Mina nägin vaeva selle meeles hoidmisega ilmselgelt. Okei, aga siis nüüd tõmbame küll kokku ära. Ja super, aitäh, et sa tulid, väga tore oli. Ja ma loodan, tuleb veel äkki, kui on uusi esinemisi ja nii edasi, et siis... Iga kord, kui live on see jälle kõige rääkimas. Ja tulen läbi. Miks mitte? Jälle esinesime tšatkis. Okei, aitäh sulle veel. Aitäh sulle. Aitäh teile. Bye.